Tervist! Minu nimi on Tanel, olen teie tänane sõidu eksamineerija. Kinnitage turvavöö, kontrollige peeglid üle ja alustame sõiduga. Pöörake siit vasakule. Sõitke otse. Pöörake siit paremale. Peatuge seal. Oodake siin. Sõida! Tervitus kõikidele vaatajatele, kätte on jõudnud järjekordne Mängime saade ja tänases saates siis mängime üsna huvitavaid uusi mänge ning nagu te näha võite, on mul siin laua peal selline ilus läppar, võib vist ilus öelda ta kohta. Nimeks on siis MSI PE60 2QE ja see on siis Prestige seeria MSI läpakas sihukene, mis on MSI poolt mulle saadetud, et ma väikese sihukese lühikokkuvõtte sellest teeksin. Olen seda nüüd mõningat aega näppinud ja teinud mõningad testid selle juures ja siin selle samuse mudeli sees on siis Core i7 4720 HQ, mis jookseb 2,6 GHz juures. Siin on 8 GB RAM-i ja 1 terabaitine kõvaketas pluss siis 128 GB SSD-d, mis on minu arust üliväike, see ruum on juba täidetud siin põhimõtteliselt Windowsi poolt. Lisaks kõigele sellele on siis siin läpakas ka sees GTX 960M Nvidia poolt. Ehk siis perfektne komplekt, ütleme niimoodi, mängimiseks, ehk siis väga korralik komplekt mängimiseks. Ja olen siin testinud mõnda aega seda, proovisin seda näiteks kõikide mänguga Grand Theft Auto 5-ga, tegin väikese benchmarki ehk siis testi ja keskmiselt, kui graafika kõik põhimõtteliselt põhja keerata, sai ta keskmiseks tulemuseks 35 kaadrit sekundis ja lisaks siis proovisin ka Adobe Premiere'is ühte projekti faili eksportida ja siin ilmselt tuli kõvasti appi see i7 protsessor, mis siin sees on. Aga kui kiirus on piisavalt hea, siis mida selle läppari juures, mida selle juures küll võib olla midagi, mis ei ole võib-olla nii hea. Okei, kaks asja, mida tahate ilmselt teada. Esimene on muidugi, kuidas see läpakas mängudes toimib, sest et me tahaksime ju mängimiseks läpparit, mina tahaksin. Ja teine asi on muidugi hind, eks ole. Ja muidugi kolmas asi võiks olla, et disain võiks olla viisakas. Nii, võtame selle läpaka korra kätte. Paneme ta kinni siin ja vaatame seda natukene. Peal on siin ilus magneesium. Siin kõrval on igasuguseid USB-porte, HDMI on meil, siin võrgukaardipesa ja nii edasi. Kõik pordid, mis on, mida te ootaksite läpakalt. Ainus asi, mis mulle ei meeldi, on, et see tagumine osa on plastikust, mis jätab väga koledalt odava mulje sellele läpakale. Aga kõik on okei, kui hind on ka odav. Mis asi see veel siin on? Kas see on mingisugune 5,25 tolline disketipesa? Pole ammu näinud sihukest asja. Miks sihukene asi on sellisel läpakal? Pole õrna aimugi ausalt öeldes. Ilmselt saab seda vahetada, ma pole väga uurinud, kas seda saab vahetada või mitte. Tore oleks, kui saaks. Mida võib selle Prestige'i kohta lühidalt öelda siis? Kaal 2,3 kilogrammi umbes, midagi väga erilist ei ole. Disain
ei ole väga meeldiv. Kui disaini poolest midagi võtta, siis ma soovitaks ilmselt MSI Gamingu seeria läppareid. Ma ausalt ei olegi väga aru saanud, mis nagu selle läpaka nii väga eriliseks teeb. Peale selle lihtsalt, et tal on korralik riistvara siin sees. Aga mis ma võin öelda? Täiesti viisakas läpakas mängimise jaoks, mitte midagi, mingit probleeme sellel ei ole, aga ainus asi, mis võib-olla siin natukene teie ostutuhinat võib tagasi tõmmata, ongi siis see disain. Ja eks see kõik oleneb nüüd. Oleneb sellest, kui odavalt selle läpaka saate. Kui saate piisavalt odavalt, ma võrdlesin siin hindasi ja ma ei leidnud seda läpakat, seda otsest mudelit, ma ei leidnud kuskilt Eesti poest. Nii et kui te leiate eBayst või kuskilt, siis ta oli suhteliselt sarnase hinnaga nagu teised samasuguse riistvaraga läpakad. Kas nüüd on mõttekas osta see MSI Prestige läppar või siis mõni teine, seda otsustate ise. Disaini poolelt ausalt mulle nagu väga ta ei meeldi. Keegi kuskil kommentaarides mul veel kirjutas, et see läheb nagu kuskil 2005. aastast välja. Ma nõustun sinuga, see disain on kuidagi natukene kahtlane. Disainerid natukene võib-olla tukastasid, kui disainimishetk oli. Aga kui te leiate normaalse hinnaga selle, siis muidugi miks mitte osta täiesti okei läppar, aga miskipärast ma arvan, et natukene paremad variandid on ka olemas, eriti kui vaadata veel disaini ja mingisugune suur DVD-ROM, mis võtab siin tegelikult tohutult ruumi veel ära. Aga jah, selline on MSI BE62QE läpakas, väga kiire sükene väikene vaade sellele ja teeb põhimõtteliselt seda, mida ta tegema peaks, aga disain hoiab seda asja tagasi. Siin peal on küll tõesti magneesium, siin on ilusti magneesium, sükene kerge ja mõnus, aga kinni võtta, siis mingi odav plastik, nagu sükene tundub olema. Jah, selline on siis MSI BE62QE läpakas. Ja tuleme siis ka mõningate uudiste juurde, mis siin eelmisel nädalal enam-vähem toimunud on. Ja esimene asi, millest ma tahaksin rääkida, on selline koht nagu humblebundle.com. Paljud teavad, paljud ei tea, aga koht siis, kus vahest tekib üsna häid diile erinevatele headele mängudele. Kõige odavamad on seal tavaliselt $1 eest mängud, maksate natuke rohkem, saate natuke paremad mängud ja kõik see raha, mida te annetate, läheb siis hea tegevuse jaoks. Ja tänases, ehk siis selle nädalases Humble Bundle'is on ei midagi muud kui Outlast $1 eest. Ja kui te maksate natuke rohkem, saate midagi paremat juba. Nii et minge tšekkige järgi, mis toimub humblebundle.comis. Ja teine uudis, millest ma tahtsin rääkida, on endale südamelähedane Carmageddon Reincarnation või siis võib öelda nüüd Carmageddon Max Damage versioon, mis tuleb nii konsoolidele kui ka arvutile. Ehk siis nimi natukene muutub, kuid kõik, kes on ostnud endale Carmageddon Reincarnationi, saavad täiesti tasuta endale nüüd selle Carmageddon Max Damage Editioni põhimõtteliselt. Ja millega siis tegu on? Mäng on nüüd põhimõtteliselt sellises faasis, kus võib selle konsoolidele välja lasta. Hinnast veel täpselt ei räägita, aga ma eeldan, et see tuleb üsna odav ja tuleb nii PlayStation 4-le kui Xbox One'ile ja muidugi siis ka arvutile. Juures on igasuguseid vanu klassikuid eelnevatest osadest, ma mõtlen siis autosi, eriti nagu Mother Trucker ehk siis suur rekka, millega saate teistele autodele sisse sõita. Ja muidugi on tagasi ka poolitamine, mis minu arust oli üks Carmageddoni siukseid niše. Ehk siis te võite sõita auto pooleks, ükskõik kus kohast, ükskõik millise nurga alt. Ja see on tõsiselt lahe. Te peate järgi proovima seda, kui see mäng natukese aja pärast välja tuleb. Nii et hoidke silma peal uuel Carmageddonil. Graafik on paranenud, uued osad on, uued autod on ja inimesed ratastoolides on ning jalgrataste peal, kellest saate üle sõita. Aga mõnele inimesele sihukene tegevus meeldib, nii et kui teile meeldib Carmageddon, siis ilmselt teile meeldivad sihukesed tegevused ka. Nii et tšekkige järgi Carmageddon Max Damage Edition. Aga okei, liigume siis ka esimese mängu juurde ja selleks on ei midagi muud kui Far Cry Primal ehk siis eesti keeli kauge nutt
Primal osa, midagi siukest. Lähme vaatame, milline on Far Cry Primal, mis just välja tuli. No tere tulemast kaugesse nuttu Primal ossa. No paljud inimesed tahtsid, et ma väga Eesti maine oleksin, aga okei, mängime täna siis sellist mängu nagu Far Cry Primal, mis tuli just välja. Ja tänases saates siis teeme väikese klipi siin ja vaatame, kui hea on siis nüüd see uus Far Cry osa. Viimane hea Far Cry minu enda arust oli Far Cry 3, siiamaani üks parimaid Far Cry mänge, mis eales tehtud esimese kõrvalt. Ja teine ja neljas oli kuidagi, ei olnud võib-olla nii hea. Ja Far Cry Primal siis nüüd, ilmselt sama mängumootori peal nagu Far Cry 3 ja 4, võib-olla sellepärast ka 4 vähem meeldis, et 2 ja 3 graafiline hüppe ja kõik muu oli lihtsalt niivõrd ulmeline, et 3. ja 4. vahel see midagi erilist ei olnud ja nüüd tundub samaga olema 3. 4. Primal. Aga aitab jutust, lähme vaatame, milline see tegelikult on. Nii, aga võtame siis raskustaseme siin sellise normali, subtiitrid jätame ingliskeelseks ja uus mäng. What? Okei, Ezio ajad, Altairi ajad tulevad vasti. Ubisoft, noh, toob Assassin's Creed'i igasse mängu. Ma suhteliselt kindel, et siin ei ole mingit ajarändamisteemad. Vabandust, kui kellegi jaoks praegu Assassin's Creed'i ära spoilisin. Okei. Vaadake seda maagiat! Lõke! Tuli! Tulega oleme me jumalad. Igaüks ei oska tuld teha. See küll inglis keel pole. Venja. Kuule, need olid ju seal. Until Dawnis oli ju mingi venjad. No nii. See on nagu Ice Age juba siin. Korralik lastemäng. Nii. Väike jaht käib siin vist. Toidujaht. Vanasti ei olnud siin McDonald'sid ja S-burgereid. Pidid ise metsa küttima minema. Ilmselt tegelikult nad praegu vaheti tee linnal ja metsal. Linna pole olemaski. Ilusad sinised silmad. Nii. Nii. New Legend Mammoth. Okei. Kas ma pean kükitama või midagi? Ära jäta mind! Ma arvan, ma polegi nii kiiresti varem üheski mängus surma saanud kunagi. Viimasel sekundil nägin, et vajuta ringi, et kükitada. No aitäh, et nüüd ütled seda mulle siis. Maa väriseb korralikult siin. Peame laps mammuti maha võtma. Et siis ära süüa teda. No miks laps mammut, noh. Võtame suurema maha, saab rohkem liha.
Jaa, okei. Suurem hakkab muidugi hamba peale ka, nii et midagi natuke kergemat maha võtma. Nii. Oh, nad lasevad tulega või? Oh! Ma tegema pean. Ma eeldan, et jooksma. Jookseme. Jookseme järgi. No nii, sellest saame küll jagu. Ilus! Last spear. Oi. Oh, see läks küll mööda. Kus mu... Ei, mitte. Oh, kukkus maa. Võtame üles vist. Oh, god! Wow! Oh, snap! Oi! Sorry! Viskasin aanusest. Nii. Ravime ennast. Sööme liha. Väga tore. Kuhu ta läks nüüd? Oi! Tere! Kule! Mul jäi sul väikene hambaork jäi sulle kannikate vahele. Võtaks ära selle hea meelega. Nii. Ilus! Okei, see on ausalt öeldes päris võimas tunne mingit mammutit maha võtta. No nii. Küttimine on edukas olnud. Inimesed saavad süüa. Oi! Väike seibertuut. Wow. Okei. Ma teen nagu ma teaks, mida ma teen. Oi! Oh, ei. Oh, Jesus! Jeebus! Oh, see pole läbi veel! Oh, god! Oh! Yeah! Ma loodan, et ellu jäime, sest et sel ajal väga nagu arste ei olnud, nii et kui jalaluu ära murdsid, siis oli suhteliselt GG. Nii. Oi, siin teisel vennal küll väga hästi ei ole läinud. Okei. Kommikesed. Otsin poisid ülesse. Nii kurb. Inimene, keda me pole kunagi tundnud, suri. Aga küll oli hea inimene, küll oli. Andis meile tasuta mingisuguseid kommikesi. Nii, okei. Relva vaja. Nii. Sõber maha maetud. Back to Oros. Need a bow. Oh my god, okei. Oh, wow. Me peame siis puid saama kuidagi. Nii. Oh, meil on vaja vibu siis teha kiiresti. Siit saame veel natukene. Siis on meil vaja mingisugust riidse. Mis asi see riidse on veel? Oh, need ju hundinuiad. Oh. Nii, hundinuiad olemas. Slate, kivi või? Kus kohas? Kivi see on igal pool ju. You can hold to activate your hunting vision. Okei. Press to open the menu. Nii. Saame vibu teha. Upgrade'ida saame ka. Uuendada saame veel seda. Aga meil on mingi Dakar Scave'i ju level 1. Okei, päris huvitav. No nii.
Vibumees Tanel. Rünnakuteks valmis. Vibunooli oleks ka vist vaja vibule natukene. Okei. Pole vaja küsida, kust see tuli. Okei. To hunt efficiently, approach your prey slowly and press to crouch. Nii. Goats. Okei, meil on vaja mingisugused kitsed maha võtta. Me otsime neid. Vaat siin. Kükitame. Ei! Ilus! Oh god. You can craft... Nii. Teeme natukene viusi. Vibunooli juurde. Siin, oot sees või? Jaa. Ma maha nad võtnud. Nii. Okei. Hiilime ennast natuke nüüd. Healed. Kuskil siin on veel mingisugune. No, ütleme nii, et üsna sarnane ikka eelmistele Far Cry'dele. Nagu üks ühele võib-olla isegi võib öelda nii. Ja ma kuidagi aimasin, et nad tahavad midagi teha eksklusiivselt vibudega, noolte ja kivide ja kändudega. Nii. Olemas. Find shelter and light the campfire. Okei. Wow. Karvane tunne ütleb mulle, et see väike tiigrikutsu siin pole minust kaugele läinud. Peaksid siis olema Sabertootsid. Mis nende eestikeelne nimetus olla võib? Ei teagi. Keegi võib kirjutada. Sabertooth. Peaks tegelikult olema mängu kõige tugevam vaenlane äkki või? Kuigi ma arvan, et mammutid võivad olla need. Nii. Ei, mul on hardwoodi vaja. Okei. Hardwood, jah. No siit saab jah. Okei. Võtame ühe kõva puu. Ja see on alderwood ju. No ja proovime sellega. Saab. Nii. Mängu algus täitsa viisakas olnud siukene. Kõvasti ikka tuletab meelde neid eelnevaid Far Cry's, aga siin siis tõesti ei olegi mingeid relvasi asju, lihtsalt nagu tänapäeva relvasi. Ongi siuke sticks and stones. Oksad ja kivid. Versioon Far Cry'st siis. Isu. Winja hadasta. Urgi winjam sakuim. Urusimkoa. Päris kiiresti läks pimedaks. Päris... Antishas dangu. Vajrat tatichamaapur baram. Okei. Craft a glob. Nii. Sellega võib nii mõndagi ära tappa. Ma arvan, et kasulikum kui see vibu vist. Mõne suure olendi vastu. Nii. Kellele ilmselt vibu on nagu mingisugune sääsk nõeldaks. Ignite your glob to make a torch. Oh, what? Nii, lähme vaatame nii. Venja Vision. Natuke kaugemale tasub tulla. See terve koht siin läheb põlema. Minema kiiresti. Kes seal üleval on?
kuulge, see on ju see, kes ta, mis ta nimi Ice Age'is oli, noh? Meil tere öelda ja me tahame teda ära tappa, noh. Ma oleks pidanud ette vaatama. See oleks ilmselt kergem olnud, kui mul oleks mingi Oculus Rift olnud siin. Nii. Okei, meil on tuli olemas, nii et ei tohiks väga hullu olla siin. Loomad kardavad tuld. Oi, tere! Oi. Oot. Hoidke tagasi nüüd! Mida? Okei. Tagasi! Okei. Ütleme nii, et öö on päris hästi välja tulnud. Päris hirmus isegi. See vend on siin. Search. Okei, siit saame sisse hüpata. Nii. Wow! See vend läheb, jookseb ju seal, ta on elus veel või? Okei. Normaalne. Lähevad kohe maa alla just ja peitu. Siuksed sepad. Tere! Okei, ülesse või ilmselt ei tule siis. Mis see veel on? See on see venja. Kas ta üritab maa võtta seda või? Mis asja? Just oli elus! Okei. Oi. Ta seppade kõrva seal. Oota, ära minu kõrva see võtta. Vaata selja taha. Ta ei saa eesti keeles aru. Pööra ümber, 180 kraadi. Definitely pööra ümber! Kurat. Eemale minu naisest! Eemale! Kas see kõrv on kadunud? Ei olegi. Ma vaatasin juba see naine võttis tal kõrva ära. Sellepärast on nii paha, aga lihtsalt niisama. Näeme ilusad kanakoivad välja ta jaoks. Oota nüüd. Ilus kiisu on ilus, aga palun ära söö mind. Päevavalgus! Issand, nii ilus! Tere tulemast siis Far Cry Primalisse Land of Horror'sesse. Päris kena. Pole midagi halba öelda. Mis nüüd on? Ninja? Yeah, ninja. Motherfucking ninja. Orrospi? Palu. Sashwalim Shalam. Takar Hassan. Saila. Tanel. Tiibaya Martis. Tikri Udam Daf. Tigri, jah? Udam Shaus. Dausam. Udamirs. Okei siis. No, kõigil pole võimalik iPad osta. Okei. See on nagu monopolide. Okei. Päringumäng, noh. Food. No ma päris kõrvas ei taha, aga kui sul peale inimkõrvade midagi on, siis... No, vahet ei ole, pole ammu naisega koos olnud, nii et... Läheme kaasa. Mis seal ikka kõige hullem, mis juhtuda saab, on, et jääme mõlemast kõrvast ilma. Aga me ikka kuuleme ju nendega, lihtsalt väike augukene, lihtsalt peaküljes. Nii, ma ei tea, siukene on olnud siin esimesed minutid siis Far Cry Primalist. Ma mängin natukene võib-olla veel siis edasi. Esmamuljed, no täitsa okei ju tundub. Graafika on, noh,
võiks parem olla. Aga ma pole veel midagi erilist näinud siin, ütleme niimoodi. Ma usun, et siis, kui jõuame õigetesse metsadesse, muutub see asi väga normaalseks, aga natukene võiks parem olla, ütleme nii. Aga muu kõik on olnud täiesti okei. Täpselt selline, nagu sul ootaksid siuksest mängust. Normaalne. Natukene mustikaid siin. Need mustikad muidugi on. Seened ka igal pool. Norm. Hull liider on neil siin. Ahah. Mis ta on, mingi Hitler või? Soeng on muidu taiselt päris huvitav. Jes, me aitame sind, ära muresse. Me oleme doktorid. Green Leaves. Toon. Kas sa tahad Coca-Colat või Hesburg? Ai, kurat, ei ole neid siin. Ma ei saa tuua. Unusta üldse ära, mis asi McDonald's on. Sa ei taha teada. Nii. Jah, teeme siukse vegetarian burgeri talle. Ikka see taimetoidu burgeri. Nii. Last club. New skills, press and open the skill. Mis me saame teha? Cuts bag. Okay, missing ingredients. Oota, aga seal on veel mingisugust nänni meil. Skills! Yo! Nii, manually heal one health bar. Okei. Niisugune skill tree. Me saame selle naisega ka vist hakata mängima mingi hetk. Ja veel mingisugune lunatik siin. Mingi mage või? Kas on erinevad klassid siis või? Okei, päris huvitav. Backpack, eks ole, mis meil kaasas on praegu siin. Kaart! No nii! Seda ma tahtsin. Kui suur on kaart? Vaatame kohe järgi. Siin on natuke raske nüüd näha muidugi. Tegelikult pole midagi viga. Täitsa korral... Okei. No... Ütleme, et veidi väikene tundub ikkagi tegelikult, aga no... Vaatame. Mida rohkem edasi mängime, seda targemaks saame siin, aga... Ma eeldan, et see kaart väikseks ikkagi ei jää. Nii, mis meil on vaja siis? Teha siin tervislikud burgerid naisele käe peale. Võtame siis Green Leaves. Mõnes mõttes on natukene kurb, et tegelikult see Primal oleks võinud ju mingi dinosauruste ajal olla enam-vähem juba siis. Et natukene kummaline, miks nad just selle ajastu valisid. Aga no, eks story käigus saame teada täpsemalt. Loo käigus, siin on mingi tempel. Mis asja toimub? Wow! No ma muidugi lähen siin mingi põleva sellega. Lähme päästame ära selle looma. Tule siin, esimene kaklus siis. Ma olen elus. Hiili! Last club. Ei! Ilus! Maha. No nii. Olemas. Green Leaf. No, seda mul vaja oligi siin. Ja siin on veel. Oi, mingi sepp läheb põlema siin, aga pole hullu, kõik ongi inimsööjad siin, et saame ära süüa. Tegelikult ma väga ei taha, aga ma arvan, et mu tüdruksõber siin ei ütleks ära. Oi, üks käsi on ära kukkunud. Oi. Võtsime kohe siin julgelt ilusti sisikonnast. Oi. Tegi liiga palju kõhulihaseid. Ei tasu liiga üle ka pingutada nendega. Alrighty then. Oi. Tere. Kes see on? Nüüd ta teeb siin. Lähme, ütleme tere. Ütleme nuiaga tere. Tere. Takedown. Ei, mis teil head siin on?
okei, muu body, me saame veel siin keasi ära ka peita, aga praegu pole vaja keasi peita, meil on vaja kiiresti oma naisekese juurde tagasi joosta ja viia, või noh, põhimõtteliselt ravida ta terveks siis. Ma eeldan, et kõik, keda ma ei tea, on vaenulikud. Nii, tema takedowni. Ilus. Ta on sõber ka! Oli sõber. Nii, oi. Ma panin siin asjad põlema. Mis asja? Oho, tahad mängima tulla või? Näe nüüd, mis ilus. Nii, headshot. Ma ei ütleks, et see headshot oli, aga kui mäng ütleb headshot, siis ei tasu kahelda. Saila, palun. Tegelikult oleks tore, kui need mingi veesid sisse panna ja teed teha nagu. Jaa, muidugi, karjad, jaa. No ta kukkus natukene. Okei. Push deep into... Okei. See on jah päris nästis ka, seda ma ei märgaltki sul. Issand jumal. Okei. Ma olen pildi taska nüüd. No õnneks ta ei ole nii reaalne praegu siin. Tulevikus küll ma ilmselt paneks pildi taska. Okay. No varajane meditsiin, siukene see oli, nii et olge õnnelikud, et saate arsti juurde minna. Isegi magama pannakse teid rahulikult, ei tunnegi midagi. Kui keegi opereerib teid. Lioni ka, Lions. Okei, teistele venjadele ütlema siis. Ma ütlen, minge tšekkige järgi Far Cry Primal. Naine, kas sellest piisas või? New Village, population 2. Okei, see ikka suudavad päris huvitavaks teha mängu, vaata siin. Nüüd hakkad nagu vaikselt koguma siia inimese, eks ole, ja see on su esimene väikene baasikene siin. Hiljem saad ilmselt veel mingi suuri igast asju. Shaman. Difficult easy. Bring Tensei, the shaman, to your village. He will teach you to tame beasts and call for an owl. Okei, põhimõtteliselt kui me tema siis enda siia külla toome, siis me saame neid kõiki loomi, kes ringi jooksevad, saame nagu enda käsutusse võtta, siis ongi meil nagu sükene loomakene kaasa saati ja mõnedega saame ka sõita, ratsutada nagu. Nii et ma ei tea, ma jätan selle mängu siia paika, see on väikene sükene tutvustus teile Far Cry Primalist siin. Ma loodan, et teile meeldis see ja eks ma üritan teha midagi pikemalt ka, võib-olla siis kas järgnevas osas kuskil või siis YouTube'i vahendusel. www.youtube.com/HD-Tanel siis. Aga jaa, ma ei tea. Algus võib-olla oli sükene natukene võib-olla noh, mitte nii huvitav ja mitte nii ilus, oleks võinud kohe niimoodi alata mäng, eks ole. Aga nüüd, kui siia jõudnud oleme, ma usun, et see mäng läheb päris huvitavaks. Nii et kindlasti, kui teil aega on ja võimalust on, siis tšekkige järgi Far Cry Primal. Tuli just praegu poodidesse, nii et õige hetk, mil see osta ja juba selle nädalavahetusel mängida. Aga okei, liigume nüüd tagasi ja vaatame mõned järgnevad uudised asjad üle. Okei, ma loodan, et see Far Cry Primali väikene video meeldis teile. Endale jättis üsna positiivse mulje tõesti ja ise küll kahjuks pean ootama siin märtsi algust, kui ta arvuti peal välja tuleb, sest pole praegu PlayStation 4 siin, aga mulle meeldibki arvuti peal rohkem mängida. Parem resolutsioon, natuke parem graafika, hiirklaviatuur, mida rohkem tahta, eks ole. Aga enne kui viimase mängu juurde tuleme, siis tahaksin kiiresti rääkida kahest väikesest uudisest veel. Ja esimese asjana tuleme siis
simulaatori juurde. Simulaatorid. Viimasel ajal päris kuum teema. Hiljuti tuli välja just American Truck Simulator, mida ma kindlasti ühes episoodis mängin teiega. Aga just hiljuti kuulutati välja siis ka Farming Simulatorile järg, ehk siis Farming Simulator 2017 on välja tulemas, kuid väga ei taheta väga midagi rääkida. Visati üks pilt meile, mis näitab, et jaa, me teeme seda ja see saab tulema ilmselt palju parem kui eelmine osa. Ehk siis õigetele metsavendadele midagi, mida arvutis mängida. Ja mille nad hetkel praegu siin rõhku üritavad panna, on siis päris maailma produktid, ütleme niimoodi, et siis päris maailma logod ja firma nimed ja kõik asjad sisse saada, et kõik võimalikult autentne oleks ning simulaatori puhul kõik peab autentne olema. Vähemalt võiks olla. Ning viimane asi, millest ma täna siin rääkida tahan, enne kui viimase mängu juurde lähme, on ei midagi muud kui HTC Vive. Ehk siis Oculus Rifti siukene, ütleme niimoodi konkurent siis, kõva konkurent. Ja HTC Vive siis avalikustas lõpuks enda hinna. Tegelikult nad vist ei avaldanud, aga see kuidagi lekkis välja. Igal juhul hind $799 ja saadavus on siis aprillikuust juba. Mis tegelikult ei ole nii hull, kui ma oleks arvanud. Ma ise arvasin reaalselt, et see hind tuleb seal kuskile 1000 või 1500 euro kanti, kuna see oli hämmastavalt võimas asi. Ma proovisin seda ise isiklikult järgi siis Gamescomil 2015 ja see oli tõesti midagi täiesti vapustavalt head. Ainukene miinus on see, et teil oleks vaja teoreetiliselt lihtsalt ühte suurt ruumi, kus ainult HTC-ga siis ringi käia. Põhimõtteliselt on, mida te kaasa saate selle hinna eest, on siis see asi, mille pähe panete, eks ole, 2 pulti, mis on korralikud siuksed, nagu Steam kontrollerid, aga pooleks tehtud, umbes siukene tunne oli. Või siis PlayStation Move nagu, midagi siukest segu. Ja lisaks sellele veel siis 2 laser siukest kaamerat, mille ühe panete ühte nurka, teise. Ja siis põhimõtteliselt saate toas ringi käia, aga kui teil see seade peas on, siis üks-ühele laserid võtavad ülitäpselt teie keha positsiooni. Ja see on nii uskumatu tunne, kui te seda esimest korda proovite. Ma üritan selle seadme kätte saada ja ma üritan mingisuguse fännipäeva või midagi teha, et te kõik saaksite proovida seda järgi ja täiesti tasuta muidugi. Aga HTC Vive siis $799 ei ole tõesti midagi tegelikult nii hullu. Pluss sellele hinnale tegelikult ei lisandu midagi, kuna HTC saab ilusti müüa Euroopas ilma probleemi vabalt, mitte nagu Oculus. Ja eks me peame kuuleme nüüd ilmselt paari päeva jooksul õiget hinda ametlikult ka, aga ma olen 95% kindel, et see on ikkagi $799. Ehk siis Euroopas €799. Eesti küll ametlik riik pole, kus seda müüa võib, aga kes keelab siia tellida kuidagi muud moodi või siis kuskile, ma ei tea, Soome vanaema juurde. Aga liigume siis edasi tänase viimase mängu juurde ja viimaseks mänguks on valitud mul midagi väga mõrtsukalikku või. Igal juhul, lähme vaatame, milline on palgamõrvari elu mängus Hitman. Tere tulemast siis Hitmani ja täpsemalt siis Hitmani PlayStation 4 beetasse, mis mõni aeg tagasi siin just laivis oli, aga kummalisel kombel on ka nüüd hetkel siin veel offline'is võimalik mängida. Nii et täna vaatame järgi siis esimest korda uue Hitmani, mida ma ei ole kordagi veel proovinud. Nii et lootused ja ootused on mul kõrged, ütleme nii. Hitmani olen ma mänginud aegade algusest peale, alates esimesest osast kuskil sõbra juures vaatasin, mis asi see on, uskumatult kauni graafikaga ja uskumatult palju võimalusi oli ja uskumatult põnev mäng. Ja seda on olnud põhimõtteliselt igas osas, mitte ükski Hitmani osa ei ole otseselt olnud nõnda nimetatud fail või läbikukkumine, ütleks nii. Aga see võib muutuda, sest esimest korda on Hitman siis selline episoodiline, ehk siis hakatakse iga kuu 1 osa või 2 osa välja laskma kuni mingi aasta lõpuni, mis on väga kummaline. Aga vähemalt ei pea maksma täis mängu hinda. Kas see on õige otsus? Ei tea. Lähme vaatame, milline on Hitman, uus Hitmani beta. 20 aastat varem.
20 aastat, mis on mingi kuskil lasteaias või? Ei olegi. Ma mõtlesin juba, et peame lasteaias kahtlaseid tegusid tegema hakkama, aga... Wow. Issand, koodnimi 47 näeb väga ilus välja, peaks mainima. Mitte vasakule välja midagi nüüd. Nii, aga läheme siis siia suurde baasi. Ma eeldades, wow. Kuulge ausalt, see näeb PlayStation 4 ikka tegelikult päris viisakas välja. Mitte midagi halba hetkel ei ole öelda. Nii. Mis siin saama hakkab? Uksed avanevad. Ja ilus tütarlaps on. I'm Diana. I'll take you to your quarters. Diana! Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the Handler program. Welcome to advanced training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. The target was Calvin Ritter, also known as the Sparrow. Master thief for hire, specializing in rare and priceless art. Our agent cleverly infiltrated Ritter's private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without any of the guests noticing. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are simulated. Good luck, Initiate. Eliminate Calvin Ritter. Approach the gangway. Okei. Nii, ja põhimõtteliselt esimene missioon siis saukene, mis tundub sauke treening missioon olema kuskil laeva peal siin. No vaatame, no ausalt öeldes näeb ikka väga viisakas välja PlayStation 4 mängu kohta. Ahaa, ja see ongi siukene väikene tutorial, saate ise ka natukene targemaks, mida Hitman endast kujutab siis. Ja tuletan endale ka meelde, mida Hitman endast kujutab. Nii, you're not allowed on board in your current outfit. You need to infiltrate the cargo area behind the fence and find the disguise. Põhimõtteliselt jah, et me ei saa nende riietega sinna sisse minna, nii et me peame leidma mingid teised riided. Tavaliselt on meil siis võimalus keegi ära kägistada kuskil nurga taga või siis otsida lihtsalt kuskilt riideid ja nagu me näeme, siis kuskilt siit on võimalik leida. Ja põhimõtteliselt terve mäng ongi siukene, sa otsid võimalusi, kus kohast mida teha ja sul on nii palju erinevaid võimalusi, kuidas ühte missiooni teha erinevalt. Ja see annab nagu väga palju siukest uuesti läbimängimisvõimalust ka. Okei. Subdue the mechanic. Okei. Ops. Kägistame ära. Nii. Saame valida ka, kas me tapame ära ta või lihtsalt kägistame ära. Nii. Snap neck. Nii, teeme alguses disguise'i. You put on his clothes. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad, Initiate. Okei, ja tirime siis enda väikese victimi siit. Kuskil siia, paneme peldiku potti peituda. Ja, ma arvan, et siia võime täiesti ilusti jätkada. Nii, lähme edasi. Nüüd, oot, me võime nüüd siit poolt äkki minna üldse ju. Me oleme ju põhimõtteliselt laotööline siin. Me peaks ilusti siit saama sisse. Et eelmises osas oli, pidin mingit nuppu peal hoidma, mingi natukene nagu mingi nokavütsi või midagi endal näo ees hoidma, et turvamehed päris nagu ära ei tunneks, et isegi kui, mis lahe oli nagu eelmises osas toodi sisse, et kui sa riietud kellegiks teiseks, siis ikkagi inimesed võivad sind ära tunda nagu, kui nad pikka aega sind jälgivad, mingi väikene sükene meeter läks, ja siis hoidsid mingit nuppu peal ja läksid ilusti niimoodi, et ei näeks su nägu. People marked as stress will find you suspicious, make sure they do not see you. Okei, miks? Okei, see on mingi uus teema. See, kui mind märkaks, siis ta saaks aru enam-vähem. Okei. Ahaa. No nii. Instinct mode, näeme natukene, mis siin toimub. Ma arvan, et me peaksime vist... Kas siin on midagi? Vaata, mis siin on. Oi, okei. Jää. Saame teisele poole minna siit. Ja meedik, rat poison. Võtame selle kaasa siit. Oleme selle ära kuidagi. Okei, meil on rat poison olemas.
Sellega võime kellegi ära mürgitada ju teoreetiliselt. Turn off. Ahah, siit saame veel elektri välja lülitada. Aga me peame vist põhivenna üles leidma ja see punane vist peakski olema. Follow the target. Okei. Peame talle järgi minema, aga meil on vaja kuidagi teisele korrusele saada nüüd. Arvan, et siit saamegi. Nii. Okei, oleme ilusti peole jõudnud siin. Korralik mõll käib. Nii. Korralikult, siuksele korralikult peod, korralikult inimesena. Paljud mängud ei suuda inimesi renderdada enda mängu. Nii, follow the target. Okei. That is your target, Calvin Ritter. Talk to Calvin. Okei, minuga rääkida väga ei taha. Subdue, saame kohe põhimõtteliselt ära tappa ja ongi kõik. Okei, me peame mingi teised riided leidma, et sinna saada. Disguise as Jocht Waiter, okei. Kus kohast me selle... Siit äkki või? Oh! Okei. Me saame tegelikult... jah, saab tuvima lihtsalt. Nii. Okei. Võtame ta riided, eks ole. Oih, vale nupp. Vale nupp, tapsin ära ta. Okay. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs. Olen harjunud arvutiga mängima. See what you're getting at. Very unorthodox. Nii. I like it. Ei. Pole probleemi enam. Locate the target. Aha, siin. Nüüd kui see vend näeb meid, siis ta tunneb ära või? Siis crew, avoid detection by working at the bar. Okei. Readings, blend in. Okay. So good of you to fly down. Oh. Can I offer you a drink? Oh, no thank you. No. Not before 6. My wife is very insistent about that. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes. Päris huvitav, saab kuulata pealt tervet dialoogi niimoodi. Okei, lähme järgi. Stop blending in. Siia ma eeldan, et ei saa sisse minna. Oh, that's cute. The whole officer and a gentleman thing. Not gonna get you through here, though. Sorry. Move on. Okei. Sneak into the office või? Okei, peame siis kuidagi... Unlock door... Kuidas me sisse hiilida saame sinna? Here, I'll pull the files for you. Trespassing. See on the game mode saves during gameplay. Okei. Ahah, me saame manuaalselt save ida. Normaalne, see mulle meeldib. Nii, salvestame ära. Not my usual scene technology. Most of my clients are art collectors. So what is it anyway? Some type of reactor? Equip silence pistol või? Oi, kui tore. Not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a revolution. 50 years. Oi! Your target is down. Now head towards an exit. Oot. Paneme teised riided ka selga või? Ei saagi. Peakarakteritelt ei saagi võtta riideid. Oi, aga sellelt saame küll. Clear. Oot. Keegi nägi mind või? Ei näinud vist. Okei, locate the exit. Nii. 36 meetrit me peame. Ma usun, et me saame praegu ilusti minema, sest ei tohiks probleeme tekkida.
kas keegi märkab, et ei järgi midagi? Okei, nägemist! Ja selline põhimõtteliselt ongi siis Hitman. Ikka sama hea Hitman. No nii, end mission. Challenge complete. Good work. Oi, mõnus, mõnus. Ikka vana hea Hitman. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does? He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. No nii. Hooaeg algab siis 11. märtsil. Olgu, selline oli siis minu Hitmani kajastus siin tänases saates ja ma loodan tõesti, et see meeldis teile. Ma võib-olla polnud siin mingisugune mega professionaal, aga pole nüüd mõnda aega mänginud Hitmani ja see oli esimene kord, kui ma mängin seda ja mängisin kohe siin uut osa ja ausalt öeldes väga okei oli. Võib-olla ei ole mitte midagi niivõrd väga suurt uuendust, aga ta on siukene solid, nagu siukene raudne Hitman, ütleme niimoodi. Kas nüüd muidugi see episoodiline mäng, episoodiline Hitman ka edukaks saab, seda näitab aeg. Igal juhul esimesed osad tulevad välja siis märtsikuus, järgnevad siis järgmisel kuul ja nii edasi. Nii et hoiame silma peal Hitmanil uuel ja kellele võib-olla siin tänane väikene mängu ja video meeldis, siis kindlasti võite ju väikese eeltellimise teha ja ette tellida omale mängu. Aga okei, mis on ikka, lõpetame seda tänase mängu siin ja loodan, et teile meeldis. Tšauki! Ja ongi meil sellega tänane saade siin kahjuks läbi saanud, kuid olge mureta, juba järgmisel neljapäeval kell 10.00 tv3play.ee-st näeme taas. Mida ma siis mängin? No, vaatame. Jätan väikseks üllatuseks teile. Aga, mis on ikka? Tänud vaatamast ja ma loodan, et me kohtume peatselt taas. Nägemist! We were meant for this, Nathan. You, me, together. We were destined for something great. For those who prove worthy, paradise awaits. Took a long time for him to get out of this game. He's meant for this life. Oh, crap! Last I checked, we're all a bunch of thieves, digging around where we shouldn't. Shame we're not on the same side. I am a man of fortune, and I must seek my fortune. So, are you ready to seek your fortune? Hang on, Nathan! Where is the artifact? Heads up! I made a promise that I was done with this life. How long have we been chasing this thing? Long time. Real long time. Just you and me. No offense to these guys, but they don't get it. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. Watch out! Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. Drop everything. Go home. Live your life. Or we can just end it right here. There's gotta be another way. I need you on this one.
ever wonder, like, different choices, how we might have ended up? No. I like the hand we've been dealt. PlayStation